Head aega, Kaarna Kuu Kristjan. Ja tere pudru söömise, Kristjan. Tere hommikust. Täna on pühapäev. Kui ma ärkasin ja vaatasin ilmateadet sisse ja näitas, et -26 kraadi on. Aga nüüd on -19. Ja et sama külm, kui meie sügavkülmas Oskar teatas. Tegelikult oli plaan täna minna Tallinnasse Patarei merekindlusesse ekskursioonile, aga õues on lihtsalt nii külm, et me otsustasime mitte minna. Aga sellest ei ole hullu midagi, sest ma olen tegelikult 3 päeva järjest teinud ülitoredaid tegevusi. Täna oleks ka kindlasti väga tore tulnud, aga ma ei ole selle üle liiga kurb. Nii et teeme kohvi ja naudime oma hommikut. Hommikul siin rääkisime lastega juttu ja see oli väga tore. Aga tore on see ka, et nad läksid tuppa. Ja nüüd ma saan natuke aega üksinda olla. Ja mitte kellegagi rääkida. Nii et veloga shoppama. Just. See on palju raskem. On. Hästi libe on jah praegu, mõnus on sõita, kui head asjad peavad olla millega lükata. No nii. Nii ilusad need kristallist asjad. Mina olen suur kristalli austaja. Mul ei ole vaja ühtegi enam, aga no siin on tõesti ilusad need. Siin on ikkagi nagu ka täiesti tutikaid veneaegseid ägedaid asju. No need on siin, ma ei tea kui kaua juba on, need on nii ilusad. No täiega. Uiske saab siit, suusa saab meid. Suuski ei ole. Ema pakkus, et ta võib mulle sõitu teha sellega, ma ei ole kindel. Tundub hirmus. Nii, meil on käidud ja mis meie saak siis oli? Paar raamatut ja 4 hästi nunnud kastmetopsikest. Loodame, et need sobivad. Just. Raunokene läheb homme ära. Läheb Hispaaniasse. Kaugel ookeani taga. Jah, just. Siin pole apteeki või siin mis hetkel? Hea hinnaga. Ja paber on ka lihtsalt. Hea paber. See on hea paber. Handymanis on 3 euro odavam see pakk. No, mis ostetud, see ostetud. Me ei teadnud. Uuame meie koju ja siin on üks simulant, kes teeskleb, et ta magab. Tere! Ole muisu, korista ära. Saame sööma hakata. Kibe, my friend. Kes su lemmiktegelane Office'ist on? Pämm. Pämm? Joo. Küll oli ja. Õues on nii rahulik ja vaikne siuke tunne, et minema jõua. Nii. Oi. Ise joonistasid jah? Jah. Väga äge. Vaadake kui nünnu. Väike kratt, aga kellele see köök ei ole kunagi korras. See on heina ja junne täis.
ma ostsin eile siukse suusamask. Ma tegelikult ei tea, mis selle nagu õige nimi on, aga ma loodan, et sellest on palju abi, kui ma jalutamas käin. See on tõesti ilusti nagu tõmbas kõik kuni silma alla nagu kinni. Issand, no vaadake, kui ilus seal on. No vaadake, kui ilus. Mis seal toimub? Kellel veel ei ole kodus sellist minipisikest prügikasti, soovitan. Kus sa lähed? Ei saa siin jõuda. Ma olen täiesti kindel, et kui ükskord enam Sissiiliat ei ole meie juures, siis me leiame mingi 5 aastat hiljem ka neid junne igalt poolt. Kuna meil liista ei ole, siis kõik need seinaääred on niimoodi kaunisti Sissiilia DNA-d täis. Nii või? Tal on nii libe kõndida, kui ei ole seda vaipa maas. Juh, kui sul väga õnnetu või? Kuule, ei ole hullu. Teeme pesa puhtaks ilusti ja siis on hea olla. Oh. Vasti tuleb puhas vaikus. No küll on ilus. Tule vaata. Kuule, sissu. Tule vaata, tule. Lõhna tunneb, aga ta ei näe hästi. Ma mõtlesin, et proovime selle dušiotsiku puhtaks saada. See on täiega katlakivi täis, nupp isegi ei tööta enam. Aga see on ülihea, ta on hästi veesäästlik dušiotsik. Aga noh, meie vesi on siuke nagu ta on, nii et vaatame, mis sest saab. Ja kui tuksi läheb, siis läheb tuksi. Meil tegelikult on nagu uus olemas, aga mulle meeldis see rohkem, nii et vaatame, mis saab. Proovime niimoodi.
otse selle peale natukene seda. Vahetame selle otsa ära ja vaatame, kas midagi muutus. Vesi. Nii. Laseme kuuma vett läbi. No jah. Ega ta nagu mingi, ma ei tea, kas siit pole näha, aga kui ta mingi super hea ei ole, aga no kõvasti parem kui ennem. No nii, siit on nüüd näha, et no siit alt ma ikkagi teda puhtaks ei saanud, aga vähemalt need tulid kenasti puhtaks. Praegu ma olen siis jõudnud nii kaugele, et diivan on tegemata. See on kõik puhas pesu ja äraantav pesu. Üksikud sokid, prügikott. Lastetuba. Selle lastetoa ma jätan neile endale. Voodid on tehtud. Ja no meie tuba on ka sassis. Mulle nii meeldib, kui päike paistab tuppa, sest päike tuleb alati sealt poolt ja nagu meie aknasse päike ei paistagi. Ehk siis mul on super hea meel, kui siit lastetoast nagu tuleb natukenegi päikest siia meie tuppa ka. Väga kena, nüüd sai asja nii kaugele, et ma sain oma toas enam-vähem kõik tehtud juba. Ainult põrand on veel jäänud ja üks riiul on vaja tolmuga puhtaks võtta. Aga ma vist teen väikse pausi. Kell on juba kohe 11. Ja ma ei ole täna söönud, kohvi joonud. Okei, ma sain paar ampsu porgandit, aga nagu üldpildis ma ei ole söönud ega joonud. Ja selle vannitoa ma võtan natuke hiljem ette, mitte kohe. Et ma suti puhkan ennem vaatan Hindrekutal uue vlogi ära. Ma tahan seda nautida, nii et olgu. Tead mis või? Et ma pesin just köögipõranda puhtaks. Mulle suitsusi ju. Kuna selguvad, et mina oskan filmida siin majas, siis kõik ägedad tegevused on jäänud välja. Näiteks on talvine aeg selliste miinuskraadidega, sellise tubase režiimiga. Kui ma tahan teha kähku siin metsa vahel 25 kilomeetrit, et kus kohas ma siis tagasi pean keerama. Ujunud või loojumas tekib siukene, ma ei tea, roosakas, siuke külm valgus. Just nii äge. Nii, lapsed on jõudnud koju. Kell on saanud 15:25 ja ma mõtlesin, ma teen söögi valmis. Õhtusöögi või noh, siuke, jah, õhtusöögi. Ja ma nägin Facebookis vastlakuklite pilti ja mul tuli siuke vastlakuklisoo. Ja siis ma kirjutasin sõbrannale ja siis ma mõtlesin, ma küsin, et kas ta teeb. Ja ta küsis, et kas ma lõhna tundsin, sellepärast, et ta reaalselt võttis just kuklitahjust välja, nii et õhtusöögi kõrvale magustoiduks saab vastlakuklit. Ei, mul ei maitse vastu kukke. Mul on mandariini. Oih, mis mandariini seda? Viinamarja. Jah, aga sa võidki saada viinamarja hoopis magustoiduks, aga meie sööme kuklit. Ja vaadake see, vaatasin muu sõber. Mulle meeldib muidugi see, et mõned sõbrannad käivad mingi jõuksi, see on täna tubli, söövad mega hästi, nagu ei tarbi suhkrut ja siis olen mina. Aga nii on.
praegu on nii. Küll tuleb hetk, kus ma tunnen, et aitab küll ja tuleb kokku võtta ennast, aga praegu ei ole see hetk. Väga ilus, väga kaunis nätav küll välja. Endale ma panin siia alla porgandiküüslaugu salatit, rukkolat, siis veisepihv, juust, natuke ketšupit ja merevaigu majoneesi. Nii et head isu! Panen endale nüüd mingi mõnusa podcasti ja siis ma hakkan koristama vannituba. Ja mul on selle ülesande jaoks vaja sirklit. eile käisin poes, oleks võinud ju... Ja malli ja nurki on lauda. Ma olen ostnud neid, kus need on meil? Mul on üks mall, on katke. Ei, aga sirkel. Olen ostnud mitu tükki. Isegi kui ei ole, siis ma ei tea, kus on. Kirjuta Stellale kedale. On ju. Sa oled nii tubli. Ära nüüd, mine palun trenni. Pane juuksed siis ilusti patsi ja kindlasti kindlad sall ja müts ka. Eks. Ciao, babe. Love you. Ma annan ühe hea soovituse. Kellel on hästi kuiv nahk või kuivad käed või kuivad jalad või mingi, kas lihtsalt mingi kuiv piirkond kehal või üleüldiselt kuiv nahk, siis ma soovitan sellist õliseepi. Oskaril kasutame seda, sest tal on allergiline nahk või sihuke allergiku nahk kare. Väga hea balsam on see. Šampoon on ka, aga balsam on eriti hea. Väike nipp tükk šampooni kasutajatele ka, et kui see üks tükk hakkab hästi õhukseks saama, siis panna selle teise peale märjalt niimoodi, et see kasutatud on märg, lükata siia peale ja siis järgmine kord juba saad sellega pesta, lõpuks ta nagu kulub siia sisse. Praegult me kasutame seda lavendlitalu tükk šampooni, selle me saime ka sealt naistelaagrist kingituseks.
muidu ma olen kasutanud näki tükki aastaid või noh, me Raunoga koos oleme kasutanud. Aga nüüd, kui see lavendlimaga otsa saab, siis me proovime Northern Beauty tükk-šampoonid kindlasti ära. Nende sotsiaalmeediat veab minu hea sõbranna ja ta soovitas, nii et me proovime. Ja ega muud väga ei olegi, tuleb veel põrand puhtaks teha. Kahjuks ei saa seda kuidagi paremaks, aga see põrand tuleb siit puhtaks teha. Seal on sodi ja mingid asjad, mis kappi vaja panna. Mingid asjad, nii et parem ikka kui enne. Ma tean, et ta on puhtam kui enne. Emme tuli tõi kooki ja nüüd me teetame, sööme juustu. Natuke manšime. Nii, siin on lasteõhtusöök ja siin on jänkuõhtusöök. Müüme. Nii, pätakad, sööma. Vaadake, kuidas see kook tudub seal. No, ka tudub ju meil. Ühe külje peal lössus. Jah. Kas teil on armastus või? On jah. Nii, kell on kohe 1 ja väga veider on magama minna, kui Raunot pole kodus. Aga ma usun, ma saan hakkama. Võib-olla jätan täna selle pisikese poti põlema. Vaatame, mis valgus siia tekib, kui ma tulekostu panen ja ukse kinni panen. Kas ta annab midagi? Nunju, okei. Ma ikkagi kustutasin selle sealt ära, aga ma panin kardina taha väikse valguse kumama. Ja tööd. Hommikust. Mina magasin täna väga hästi, kuigi ma ei ole põhimõtteliselt nädal aega saanud 8 tundi und täis ja see on üsna kriminaalne, sest ma tegelikult väga hästi ei funktsioneeri. Ma tahan süüa rohkem, kui ma magan vähem ja kuigi eile tegelikult ja eile ma sain kõvasti veel siin produktiivne ka olla, et und oleks võib-olla olnud rohkem vaja, aga kõige hullem ei ole. Uni oli vähemalt hea kvaliteetne. Ma panin öösel ikkagi selle väikse lambikese kustu, sest see äratas nagu üles mind. Nüüd mul liiga kaua aega ei ole. Kell on 9:23 ja kuskil veerand 11 pean ma tööd tegema juba. Ma ei saa täpselt aru, mis minuga toimub. Mulle tundub, et mul on ikkagi lihtsalt liiga kuiv nahk praegult. Mul on muidugi nagu, see nõgestab iga ja sellest mul tekivad sellised jutid. Ja ma võtsin eile õhtul enne magama minekut rohtu, ehk see rohu mõju on 100% praegult minus. Ja ma mõtlesin, ma olen natuke laisk kreemita olnud jälle viimasel, et äkki mul on lihtsalt nagu nii kuiv see nahk. Eile ma ei söönud nii palju magusat ka. Ma sõin, aga mitte nii palju. Just üks päev rääkisime siin, kui me teatris käisime, et küll on hea, et mul ei ole ühtegi sõltuvust nii-öelda. Mul on, see on suhkur. Selline taipamine. Ja ma täna kaalusin ennast üle. No ma tõesti ei tea, ma pole ennast väga kaua kaalunud ja teadlikult, sest ma ei taha näha, mis sealt nagu vastu vaatab. Sealt vaatas vastu 90 kilo. Ja olgu öeldud, et ma ise olen 1,73 m pikk. Ja üleüldsegi, ma panen prillid ette, muidu mul on tunne, et ma ei näe teid. Ja üleüldsegi, ma ei tea, et ma oleksin oma kaalust niimoodi väga nagu kinniselt rääkinud, et isegi kui ma olin 102 kilone, aga minu meelest võiks nagu rääkida sellest ilma häbenemata ja mina ütlengi ilma häbenemata, ma kaalun praegu 90 kilo. Ma praegu veel ei tea, mis ma ette võtan. Mul ei ole mingit mänguplaani. Mingid dieete ja asju, no need ei ole mul. Me eelmise aasta märtsis me proovisime Rauno ja sõpradega karnivoori. Ma ei suutnud süüa kuni aasta lõpuni muna. Mul oli nagu nii, see keeras kõik täiesti pekki, sest kui ma lõpuks nagu lõpetasin, siis mingi nädalake oli veel selline
selline getotoitumise aeg, kus ma võtsin lihtsalt köögiviljad, mõned need kaunalised asjad juurde. Aga peale seda läks nagu lihtsalt minna. Ma tundsin, et ma tegin oma vaimule haiget. Ma tundsin, et miks ma keelan ennast. Ma elan ühe korra, ühesõnaga, see on siuke enesepete, vaata. Ma elan ainult ühe korra, ma peaksin seda nautima, absoluutselt. Ma elangi ühe korra. Vabandust. Nagu Dwight Schrute ütles, siis sa elad iga päev. Sa sured ühe korra. Ja see on lihtsalt kulda väärt lause tegelikult. Et kui ma niimoodi jätkan, siis nagu kui kaua ma elan. See on küsimus. Kui kaua me elame? Nii et sellised sügavad mõtted siia hommikusse, siis on mul ajataju täiesti kadunud ja ma pean tegelikult liigutama. Ma kreemitan veel näo ära ja siis lähme tööle. Mul lemmikasi on see, kui päike valgustab toa nii ära, et pole vaja tuld põlema panna. See on nii ilus. Also, vaadake neid peegleid. Kas see on norm? Aga ma eile ei näidanudki, et mu köök sai nii ilusti korda. Nii kena. Ma tean, et see ei ole Insta kodu. Nagu ma olen öelnud, siis see on meie kodu. Ja see on praegu puhas ja korras ja mul on sellele super hea meel. Ma vaatan nüüd midagi süüa kaasa. Mul ei ole isu üldse, see on nagu veits keeruline. See ongi nagu, see teebki asja keeruliseks, et mul ei ole päris toiduisu. Kui keegi teeb seda, siis ma söön selle ära. Aga kui ma vaatan külmkappi, siis ma ei taha päris sööki. Mul ei ole päris söögisu. Selline lõuna. See talvevõlumaa on küll kadunud, aga selline päikseline ja linnulaulune ilm on ju mega ilus, nii et ei kurda ka selle üle. Väikse klipi ma unustan alati. Vaadake seda paksukest. Vast on ilus. Ja nad praegu sisustavad just beebikuba ja et see nagu võib olla sisu äkki, mis sulle ka huvi pakub. Sama. Ei, kütki nalja teed rase või mitte kütki. Ma kindlasti teeks mõist püsti enam pärast. See valgus on lihtsalt nagu, okei, nüüd on näha. Need on nii teravad, et nendega võib verd võtta põhimõtteliselt. Töö tehtud. Ei saaks öelda, et kiire ja korralik, sest midagi kiiret küll sellest tänases töös ei olnud. Mõnega läheb kauem ja nii lihtsalt on. Aga korralik oli sees töö ikka. Mulle meeldib see, kuidas ma just hommikul rääkisin oma kaalust ja ma olen täna söönud põhimõtteliselt ainult magusat. Ainult magusat. Päevavalgust on veel natukene jäänud. Tahtsin tegelikult jalutama väga minna. Aga ma lähen hoopiski koju, sest sõbranna tuleb külla. Ja siis me kohvitame ja jutustame ja ma ei tea, kas me täna üldse rohkem näeme. Kas mul on midagi rääkida, näidata. Eks seda ole näha. See võiks ära fokusseerida, siis te näeksite, kui ilus päikeseloojang seal taga on, aga oh well. Nii tore, keegi on teinud südamekese siia maha. Nii vahva. Oh, täheke ka. Mul on super hea meel, et me 2,5 aastat tagasi otsustasime selle diivani kasuks. Selle tumba annab nagu siit tõsta kas sinna külje peale või siia otsa või kuidas iganes. Aga siin on nii mõnus, saame siin 3 lastega või meie Raunaga 2 väga mõnusasti pikutada. Ja on ikka väga mõnsa on olla. Sellest kapist tuleb seal lahti saada. Aga see on tuleviku probleem. Mulle tulid küüned külla. Eile ka ju läksime korraks. Teil on hästi kõik või? Nii õhtu on käes ja Ossuke seal on väike mure.
Mušukesel on mingi allergiapunnid jala peal, mis teevad haiget. vaata käe peal on ka mingid laigud. muidu on kogu aeg käe peal laigud. see elu allergikuga on ikka. see on lihtsalt siin nagu. nahk on siukene. täitsa täpiline. see oli nii lõbus. jah. nagu mängisime Erkiga, jooksime ringi, sõime, saime nalja, värki-särki. ja nüüd ma panen teisele küünarnukile ka veel. kas praegu ka kibitab või? see või? jah. asja nurgal. oota, Kalme siis teisele praegu pane üldse. ja tee.